Tere head inimesed, üle pika aja jälle Villeri garaažis, kus mujal ja meie ees on siis legendaarne Godzilla, mis on nüüd valmis uueks algavaks lahinguks. Räägi, millal lahing algab? No ma ei tea, millal sa selle saate eetrisse paned, aga tegelikult 26. mai oleme meie juba Soomes motopargis. See on siis testipäev. Teeme siis päev otsa testisõite, kui õnnestub ja ilm lubab, on ja 27-28 on siis Soome meistrivõistluste esimene etapp, kus tuleb siis anda endast kõik. No testipäevasid on sul kõvasti vaja, sest vähe sellest, et sa oled siin mootori juures teinud tuuningut, värvinud osad detailid mustaks, on ju, oled sa aga auto sees ära vahetanud käigukasti, mis nüüd näeb välja nagu mingi torpeedo või mingi mürsk, et sellisega sa ei ole varem sõitnud? Ei ole jah, ma olen tegelikult kunagi neid ainult vaadanud pro-moodi auto peal ja imestanud ja mõelnud, et kuidas sellega võiks sõita olla. Ja vähe sellest, et ta on lihtsalt Lenko manual käigukast, on ju, siis on mul ka veel sidur, mis on minu jaoks nagu täiesti uus asi, et sa võid ju nagu mõelda, et ma olen igaüks on sõitnud manual käigukastiga ja ma sõidan iga päev ise ka nagu siin oma teise hobiautoga manual käigukastiga, aga kiirendusauto puhul see sidur ei ole nagu täpselt sama asi, nagu igaüks on nagu harjunud ette kujutama. Nii, aga enne kui me lähme seda torpeedot ennast vaatama, siis räägime ära need asjad, mis sa siin peale selle korpuse värvimise oled selle mootori osakonnaga teinud. Et see, ma pean tunnistama, et see näeb suhteliselt samasugune välja nagu eelmisel korral. Sa oled näinud 5 aastat seda. Aga see oligi point, et ma ise olin ka veidi tüdinenud ja siis mõtlesin, et teeks midagi natuke teistmoodi, et mida me teeme siis. Pole nagu midagi vahetada, okei, meil oli turbod ju vaja uued panna. Need tegelikult visuaalselt näevad ikka samasugused välja, nagu meil kõik on olnud ennem ja on ka hiljem ilmselt. Aga mootoril sai värvitud otsakaan ära, sai tehtud pulbervärvi ja ta näeb lihtsalt teistsugune välja, lihtsalt maitse asi, aga minu meelest on oluliselt värskem vaadata. Jah, seda küll, hoopis teistmoodi. Ja soomlased hakkavad kohe kartma, mees tuleb uue musta mootoriga. Ongi, jah. Ei ole sama mootor. Ja mootori poolest, nagu me rääkisime kunagi ju ka, et sai vahetatud kolvid ja kepsud. Kepsud sai veidikene disainilt muudetud, kuna nüüd on tegemist manual kastiga ja võib mingitel tingimustel juhtuda, et me pidurdame mootoriga, kuigi mitte tahtlikult. Siis oli vaja seal kepsus ilma veidi tugevdada sellel alumiiniumkepsul ja surveastet tõstsime, et lihtsalt äratada ellu turbat palju kiiremini ja sõita sutsukene madalama turborõhuga. Muus osas siin kapoti all mingisugust erinevust ei ole. No turbo oled ikka ära vahetanud ju? No seda ma rääkisin, et see on visuaalselt ikka samasugune. Küll on ta Comturbo poolt tehtud nüüd oluliselt kompaktsem disainilt ja ütleme oma jõudluselt natukene parem on ju. Ja eile sai siis tegelikult nagu saladuskatte all ka nagu natukene proovitud, siin käis selline 2-meetrine leek käis sumpsist väljas ja me tund aega siin teda nagu piinasime ja kõik jäi ellu ja tundub täna hetkel logide alusel, et parem kui kunagi varem. Aga meie vaatajate hulgas on kindlasti paar inimest, kes saavad aru sellest turbokeelest, on ju. Et räägi natukene seda tehnilist asja ka, et milles see turbo või mis on need turbonäitajad? Et miks sa selle vana ära vahetasid? No vana turboga oli häda ju selles, nagu me oleme vaadanud eelnevates saadetes, me tegelikult lõpmatuseni oleme jamanud ja näinud vaeva, et nad spooliks ja tähendab siis ärkaks kogu aeg ühtemoodi olenevalt temperatuurist, et nad oleksid täpselt need õige suurusega, nii nagu meie mootor vajab, on ju, siis nüüd, kuna me oleme, ma pakun 2 aastat, 2 hooaega näinud vaeva erinevate turbote proovimise, katsetamise, vahetamisega, siis kuskil peab ju tulemus tulema. Nüüd võiks olla väga hea. Need on siis kirjade järgi puhuvad kuni 1500 hobujõudu tükk. Reaalses elus meil ei ole seda vaja, sest et ma usun, et piisab kuskil, kui meil on kokku 2500 hobujõudu. Tundes sind, siis hooaja lõpus on nii vähe ja peab jälle uued panema. Ma mõtlesin, et lähme äkki käime Tirpisse, seal rada soosib, see atmosfäär soosib, et seal võib natukene hullata, aga ilmselt nagu Soome meistrivõistlustel meil ei ole vaja viimast võtta nagu sellest mootorist. Kui sa juba selle meistrivõistluste torada jutu siia sisse tõid ja Tirbi, siis millised on
ootused, väljavaated, võimalused uue hooajaga seoses? No võidusõitjal on ootus ikka alati võita, aga ongi olemas, on olemas võidusõitjad ja siis on olemas sõiduvõitjad, nii et me alati ei ole sõiduvõitjad olnud, aga nüüd tahaks jälle olla. Et see on küll jah. Ja Tirp Rootsi võistlus on valitud puhtalt sellepärast, et see on Euroopas täna hetkel parim üritus üldse augusti lõpus ja ma ei näe mingisugust põhjust, miks mitte sinuga koos sinna minna. Ja hooaeg näebki välja niimoodi, et sa sõidad kogu selle Soome sarja ära, võidad selle ära ja siis Tirbis paned veel mingisuguse purakani, et Euroopaga on ka tehtud. No umbes nii, just umbes nii oligi plaanis, et teha näiteks pikalt sõita ära siis Euroopa rekord kuhugi hästi kaugele, ikka aastateks, mis on siis alla 8 silindri auto rekord, eks ju, ja joonistada võib-olla ennast isegi siia maailmakaardile. No nii, nüüd me oleme siin auto sees ja siin on siis eelpool mainitud torpeedot meenutav käigukast. Mille poolest see nüüd eriline on võrreldes? Enne sul oli muidugi automaatkast, see on manuaal, aga mis ta veel eriliseks teeb? No ta on planetaarühendusega, ütleme lülitusega ja ketaslukk on ju igas selles siis sektsioonis ja sisuliselt lüüakse need üksteisega, läheb siit õhklülitusega üksteise otsa, nii et iga planetar korrutatakse teisega ja nii tuleb siis erinevad ülekanded ja me saame selle konkreetse käigukastiga 4 käiku. Ja tulevikus, kui tundub, et 4 käigust jääb ikka väheks, reaalse elus on see rohkem kui kunagi varem meil juba nagu nii täna, et meil on olnud 2-käiguline käigukast ja 3-käiguline ja ideaalis võiks olla ka 5, aga kuna selle keresalongi osa on nii palju lühikene, siis sellele käigukastile toppida veel siia 5. sektsioon, teeks kardaani nii palju lühikeseks, et proovime esialgu ära 4. Tuleviku mõttes on variant, et sellel Lenko käigukastil C1-l on olemas ka siis järeltulijad, mis täna on juba väga-väga tugevad, alguses ei olnud nii tugevad, on sektsioonide poolest sutsukene lühemad. Ja see võimaldaks siis suht sama pikkuse juurde ära mahutada siis 5 käiku. Aga selle teeme ära siis, kui ei jagu sellest, mis meil on. Nii, okei, aga tulles nüüd tagasi selle esimese küsimuse juurde, et mille pärast ta siis parem on? Tegid lihtsalt oma elu keerulisemaks, et automaatse vahetuse puhul on sul vaja nüüd siin hakata käega vehkima? Ega see käigukast ei ole iseenesest ju tugevam ja parem selles mõttes, et ta annaks meile ise mingisuguse eelise. See eelis ongi see, et meil on rohkem käike, me saame sõita väikese mootoriga võimalikult palju selles kõige efektiivsemas alas, kus meil on kõige rohkem hobujõudu ja selle läbi olla kiiremad. See on eelis. Pluss sellele konkreetsele käigukastile on võimalik panna sidurit ja sidur kaotab ära meil kõik ütleme siis transmissioonikaod, mis meil olid ennem. Turbiini libisemine oli meil 20–5% ja olenevalt siis pöördest ja sellist asja, et meil oleks 100% mootor ühendatud tagasillaga, sellist hetke ei tulnudki, siis selle käigukastiga ja selle siduriga, selle tsentrifugaalsiduriga on meil teoreetiliselt võimalik see kadu viia miinimum peale, nii et kui meil sidur ei libise, siis meil kogu see jõud, mis mootorist tuleb, läheb ka tagasilda. See teeb selle auto kiiremaks. Nüüd siis istud kodus õhtuti teleka ees, käigukang on peos ja arutad käiguvahetust või siis on sul mingisugused lahendused siin nupuvajutustega? Sellist asja ei ole nagu käigukang. Käigukang on küll teoreetiliselt olemas, aga see ei ole nüüd käigu vahetamiseks. See on nüüd valimiseks, siis sõidurežiimi valimiseks. See tähendab seda, et kui ma tõmban selle käigu taha, siis mul on aktiveeritud tagumine käik. Kui ma lükkan siia keskele, mul on neutraal. Kui ma lükkan siia ette, siis on mul esimene käik juba sees. Ja nüüd on mul rooli peal nupp, millest ma siis hakkan ükshaaval neid käike edasi aktiveerima. See tähendab seda, et mul on esimene käik olemas, sekund või isegi vähema pärast ma pean vajutama teise käigu ja siis 3. ja siis 4. ja ongi kõik. Sisuliselt teeb ära see sama elektronblokk, seal solenoid blokk ja mootori juhtaju selle, et õhk siis sellest suruballoonist saaks lülitatud iga sektsiooni otsa. No enamus inimesi on kindlasti läinud kiireid ja vihaseid ka ja alati võistluse lõpukäigus tuleb paar käiku alla lülitada. Kas selle jaoks on ka mingisugune nupp olemas?
no käiku alla meie ei vaheta, selles mõttes, et kui me peaksime tegema nüüd käiguga pidurdamise, siis ma rääkisin ennem sulle, et mõned kepsusilmad ei pruugi vastu pidada ja ta venitab selle alumiiniumkepsu välja ja läheb puruks, on ju. Ja reaalses elus, milleks mul on Viinissi joone peal võistlus läbi, see tähendab seda, et mina vahetan käigu neutraali peale ja ütleme siis pliidin või siis õhutan ära kogu siis käiguasti selle rõhuala. See tähendab seda, et kõik need käigud lülitatakse välja ja veeren vaba käiguga või siis vajadusel lülitan esimese tagasi manööverdamiseks ja olengi nagu juba seal valmis tagasi boksi sõitmiseks, on ju, aga sellist asja nagu kiired ja vihased filmis, sellist asja reaalselt ilmselt ei toimu isegi mitte kusagil, nii et ei hakka ka mina järgi proovima, jah. Ma näitan sulle ära, Väins, kuidas see auto siis nagu peaks teoreetiliselt startima või siis kuidas ma valmistun stardi hetkeks, et mul oleks maksimumvõimsus, on ju, ja ma oleksin siis 2 joone vahel oma esirattaga, et puu saaks aktiveeruda. Ja mis on erinevus eelmise aastaga on see, et mul ei olnud eelmine aasta sellist asja nagu siduripedaali. Ja sa kuuled, ta teeb klõps-klõps ka juba. Siduripedaal reaalselt aktiveerib juba meil erinevad funktsioonid. Kui ma vajutan siduri alla, siis parema jalaga ma kindlasti vajutan õrnalt ka pidurit. See aktiveerib või siis lukustab esipidurid mingil määral kinni. Ja kuna sidur on all, siis mootori juhtaja juhib seda solenoidi, mis siis esipidurid lukustab, siis ma saan rahulikult siis hakata gaasiga, ütleme siis koormust tekitama ja stage'ima. See tähendab seda, et kui ma olen stage'is, siis tuleb mulle selle näpu alla siis nupp, mille vajutamisel aktiveeritakse siis launch control, mis võimaldab siis hetkest teha siis seda turborõhku, mis on vaja startimiseks. Ja ma saan siduri lahti lasta, aga see pedaal ise üles ei tõuse, selle nupu vajutusega samuti siit õhksilinder jääb seda sidurit alla ise hoidma, nii et see on hea trikk vanadele automaadimeestele, kes on eluaeg nupu alt startinud, et ta saaks oma 10 aastat sisse harjutud, ütleme, stardiviisi uuesti edasi harrastada ja kui ma nupu alla hoian, siis siduripedaal on põhjas, gaas on põhjas, turborõhk tekib ja minu asi on ainult seda poori jälle jälgida ja siis nupp päästa nii nagu vanasti. Nii et see teeb minu jaoks selle asja väga lihtsaks ja selle näpu alla siis tuleb siis käiguvahetusnupp ja ongi kõik. Kõige tähtsam on see, et see paremat jalga ei tohi järgi lasta, kuni finissini, nii et see ilmselt tagabki selle edu, muud midagi. No vot, nüüd on meil ülevaade olemas, kui lihtne see kõik tegelikult on. Ja ega siin ei olegi muud, kui soovida sulle algavaks hooajaks õnne. Ja head ilma. Just, head ilma ja et ikka sõita saaks, et ei ole siuke vihma seismine, nagu oli eelmine hooaeg. Ja siis mina omalt poolt proovin siis olla kaasas Nitronetsil ja siis vaatame, mis selle tirbiga saab, on ju. Et sinu asi on senikaua hoida autot siis koos töökorras ja õppida päevad ja ööd, nii et seal siis see tulemus ikka tuleb. Kokku lepitud. Nii on. Ja teiega, head inimesed, näeme juba järgmine kord.